daamid ja härrad, palun pange telefonid hääletu peale ning tervitage sooja aplausiga teie tänast õhtujuhti, Sander Leebre! Asjad koos nüüd mootate, tulge ka veel jõuate. Teeme tiiru meie maale, vaata need, mis elame. Metsis sibub värskest, sütsus on keskjärvel. Seda võita ei saa troopika või mäesuks häikides. Tere päevast, daamid ja härrad, ning tõepoolest vaatame meie suurejoonelist võistlumängu. Me armastame Eestit. Me armastame Eestit. Ja loodetavasti samamoodi tuleb ka tänane võistlus. Kusjuures täna on eriline päev. Mitte just seetõttu, et homse vabariigi aastapäeva puhul on täna kõikidel tööinimestele vaba päev või no siis lühendatud päev pigem. Aga just seetõttu, et täna olete kõik siin tunnistajateks, kuidas siin koolis võim vahetub või siis jääb samaks. Ja seda siis tarkused tasandil. Aga see, ma tuletan teile meelde, kui te tahate täna meie üritust kommenteerida Facebookis, Twitteris, siis kasutage hashtagi või eestipäraselt teemaviidet VKG MAE, mida näete ka slaididelt ilusti. Aga nüüd aitab lobast ning asume tööle nagu need 9 härrasmeest minu selja taga eeskujulikult näitavad. Daamid ja härrad, poisid ja tüdrukud, sealt tulema meie õpetajate võistkond. Ja kas te olete valmis silmitsi seisma oma konkurentidega? Väga hea, tuuli vastas. Ja nüüd kutsumegi sisse. Sealt nad tulema meie julged õpilased. Aga kas te arvate, et teil on täna šanssi üldse võita? Ikka. Okei, teeme aplausiga lõpetada. Alustame siis lõpuks selle mänguga pihta. Ja alustaks midagi lihtsaga. Ja kuidas ikka teie üleüldise teadmisi testida, kui mitte selliste lihtsate küsimustega. Ehk algab meie esimene mäng, milleks ongi viktoriin. Reeglid on lihtsad. Ma küsin igaühe käest kordamööda ühe küsimuse ja iga õigesti vastatud küsimuse eest saate nii punkti kui ka ühe tähe lõpus olevas võtmesõnas lahti.
ja lõpus, kui teil on küsimused vastatud, peategi ära arvama selle võtmesõna. Ja küsimused ilmuvad ekraani peale, nagu ka õpilastel või vaatajatel siia ekraani peale. Aga alustame õpilastest. Aivar, valmis, jah? Väga hea. Kes teevad Sky Plussi hommikuprogrammi? Pane kohe sulle lähemalt. Äkki üks oli Margiviha? Nii, väga hea. Aga ma annan sulle vihje igaks juhuks, et need on 3 isikut. Üks hakkab A-tähe pealt, mis sa arvasid ära, Alari Kivisaar, teine hakkab K-tähe pealt ning 3. hakkab M-tähe pealt. Kas sa nüüd oskad ära arvata? Ei tule. Nii, vaatame, mis vastuseks on. Hommikuprogrammi teevad Alari Kivisaar, Kristjan Hirvo ja Maris Järva. See punkti kahjuks ei tule. Aga pole hullu. Inge, millal liitus Eesti ÜRO-ga? No 20. sajandil ma arvan kindlasti. See on õige vastus, aga me tahaksime teada aasta arvu. Kas natuke mööda võib panna ka või? No võiks ikka täpne arvu. Ma annan sulle vihje ka. Samal aastal lagunes Nõukogude Liit. 1991. Tubli! Sa oled see vastus tuli. Suureks küsimus. Mis on selle autori nimi, kelle raamat algab nii? Kui Arno isaga koolimajas olid tullid juba alanud. Selle autori nimi on Oskar Ruts. Mis hoonega on tegemist? Kas ma annan sulle vihje või? Tahad vihje? Jaa, anna. See on seotud võimuga. No selle ma arvan ära, et ta Tallinnas asub, aga on seal hoones. Pakul viimati külas, ühiskonnaplatsil tuli Stenbocki-maja. Ei, kahjuks ei ole. Tegemist on Riigikogu hoonega ja pilt on tehtud siseõuest. See on väike nipikaks. Aga Arlet, küsimus sulle. Milline leiutis võimaldab näha läbi seina? Kas tahad vihje? Kas tahad vihje? Õige. Tahad vihje? Ka siirklubis on selline leiutis. Eesti keelde tuli hiljuti uus sõna nuhver. Mida see tähendab? Mida tähendab nuhver? Pakuks esimene korraga mingi tuhver. Aga ei tea praegu. Ma annan sulle väikese vihje ka. Inglise keeles on selle vaste fabric. Võib-olla siis mingi tahvelarv ja Võtta edasi, tahvelarvuti jah, aga ühesõnaga, nuhvel tähendab siis nutitelefoni ja tahvelarvuti omadusi ühendavat seadet. On selline siis. Ma kokku ei lugenud paljudega, kes ainult õigesti vastasid, aga ma loodan, minu abilised teavad seda arvu ning näidake ilusti seal slaidide peal palju tähtede
lahti on, ahah, nii, ja mis te arvate, mis sõnaga on tegu? No, kui keegi teab, siis võite julgelt vastata. Ei, keegi ei ole, keegi tuleb oma, nii. No. Küberterrorism. Õiget, täitsa õige vastu. Kallid õpetajad, need on teie kord. Alustame pihta, Merle sulle sinust. Mis on Eesti esimese satelliidi nimi? SQ. Õige, SQ on Eesti õige vastus. Siis saad seda meelde tuletada, et kui tunniste keelata spikerdamise etteütlemise, siis meil kehtivad siin samad reeglid. Ette ei või jätta. Lihtsalt korra proovida, mis ma näen Aga lähme järgmise küsimuse juurde. Kahel käel on kokku 10 sõrme. Mitu sõrme on kokku 10 käel? 50. Õige vastus, tubli. Mis on viidi? Nii, aga tegelikult on tegemist Sagadi-mõisaga. Sagadi-mõis. Aga liigume edasi. Aega on veel teised küsimused ka veel ees. Mis aasta jätti koolile Friedrich Reinhold Kreutzwaldi nimi? 1953. Tubli, õige vastus. Viies küsimus. Lõpeta lause. Oma kooli tunnet luues vanemuiselt viisi saad. Leida kohta elus suures oma koduleks Eestimaal. No põhimõtteliselt õige. Loeme selle liikus. Tagasi Merle juurde. Millise spordiala on leiutanud eestlased? Õige tegevus, mis Katlarit teeb. See on õige tegevus. Ei näigi välja. Ma ei saa, ma tean, et ma ei saa õpetada. Anna vihje ka, see on seotud kiikumisega. See on seotud kiikumisega. Kiik on täitsa õige vastus. Nii, midagi ajaloost ja see peaks päris lihtne vist olema teile. Selle pakti alusel jäi Eesti teise maailmasõja ajal Nõukogude Liidu mõjusfääri. Mis on selle pakti? Loomulikult. Sõnad hõõm, plaat ja sihver tähendavad täpselt sama asja. Ja küsime, mida? Mida tähendavad hõõm, plaat ja sihver? Ilmselt on tegu näo. See vastus tuli. Kreutzwaldi kohta üks küsimus. Kui mitu kuldmedalisti oli eelmisel õppeaastal? 10 sissemiseks. 2. Täitsa õige vastus. Tublit jälle. Viimane küsimus enne kui ma teie võtmisele juurde. Kes oli Võru Kreutzwaldi gümnaasiumi direktor enne Katrin Martinfeldi? Kas ma sõbrale?
vaatame, palju te punkte saite. Ja punktid peaksid kohe ekraanil ilmuma. Väga hea, aga nüüd olete, või noh, meie mõnukad, saame ikka üldse olla, et me oskame alati vähemalt kahte keelt. Eesti keel ja võlu keel. Palju õpilased? Aivar, sina küll oskad? Ütle üks võlukeele lause. Vot, okei, jätame selle pärast. Seega järgnev ülesanne ei tohiks raskusi valmistada. Ja teiseks vooruks ongi veel murdesõna. Iga võistkond esitab ühe murdesõna ning annab lisaks 4 tähendust, millest ainult üks on õige. Ja vastasvõistkonna ülesanne on arvata, mis nendest 4 ongi siis see õige. Ja kuna me alustasime eelmine kord õpilastest, siis alustame seekord teist kord. Ja palun, võistkonna kapten, öelge oma murdesõna. Meie murdesõna on puulisa. Ja paluks veel ka vastuse variandid järjest. Kasutage mikrofoni, et kõik tagumised kuuleksid ilustada. Katselina ümbuses tähendas see emariida. Esituseks on kohaliku külalauriku Käo Paugi aegumatu värsid. Maiti hinnast puulisa naal, süämevalust ühest kastel hamu. Ehk siis emariida. Nii, kolmas või teine vastuse räägi. Puulisa on söögine, aga õpetatud kaamritsva. Siin, kevadest inimesi sees. Ja kui vanemitega käedeni kevadeti mõtsa, siis nimelt läbi kaarikas suund on Kaivo mõtsa. Kevad toomid. Meie neljas, kolmas. Tegelikult on puulisa hoopis väga hooga kiiret tööd tegevat inimene, hooga kuhugi minema. Näiteks on lause, et mäeotsa Manni lihtsa silmani puulisa tantsu kihtu kindlast Vaino noorenda poisiga vai naabris kandse inne pikselihma puulisa oma haina kohta. See oli minu lause. Puulisa tähendab sellist pikka purret ja Tsolnohandis on iga tiigi ja järvekalkal, iga talu juurest viib järve veekogusse pikk purre puulisa, kus sa siis täie hooga ette hüpata ja näiteks selline lause, et karjansuured kartsivad päät sanna, puulisa pead pää ette, pää külme vette. Purre ja pikk purre. Nii, ja õpilased, arutage oma vahel ja öelge siis, mis see võiks tähendada. Ma kaua aega teil ei anna. Ja teie vastus on? No Sander, me siis arvame, et see õige vastus võiks olla purre. Aga vaatame, mis tegelikult vastus on. Ja tuleb välja, et hoopis kevad kohvits. Aga nüüd on aeg teid proovida. Teie murdsõna. Meie siis valisime oma murdsõnaks karsas. Ja vastus on ändi? Näiteks Kadrina kandis öeldakse karsas kaps asemel, et mitmuses on siis karssad, et näiteks, et käisin karssapõllul lõplamas, et niimoodi öeldakse. Kui mina oma kalli vanaga käest kunagi küsisin, et mis see karsas tähendab, siis tema ütles mulle, et see on karskune, see on põrumurdes. No minu saarevanaema näiteks alati ütles, et kui ma veel palju pahandust teen, lähen ma karsas ette. Ehk siis, kui karsas, vabandust,
ehk siis lähen vangi. Mul on näiteks Muhumaal mõned sugulased ja nemad ütlevad, et kannast tähendab hoopis redeli. Nii, vastused on ees, arutage ja öelge mulle vastus. Mul on Muhumaa lähedal sugulased ja seega sundisin oma võistkonna kaaslasi olema nõus sellega, et see ongi redel. Redel ongi õige vastus. Aga hea küll, liigume edasi ja nüüd pange oma näpud valmis võistlejad, sest taas on aeg laulda. Erja, palun. Ja palun vastus on? Ja ei, see ei ole õige vastus. Oma laulu leiame üles ja esitaja Metsalööle. Õige. Ja alustame õpilastest. Nii, Aivar, palun tule sa minu juurde siia. Mina hakkan sulle andma nimesid. Ja sinu ülesanne on selgitada, kirjeldada seda oma võistkonnakaaslastele. Aga sa ei tohi mainida siis nime ega küve ega muud sellist. Selge? Lihtsalt ma ei tohi öelda perekonnanime esimene. Täpselt. Ega kuidagi teistmoodi ka mainida kuidagi veel. Aga hea küll, teie ülesanne on ära arvata ja kui teate, siis kohe karjuge, et teist mikrofoni ja andmehäks ei ole ning liigume kohe edasi. Ja teil on aega 2 minutit. Selge, jah? No nii, aeg läks käima nüüd. Ma ei tea, kes see. Ma ei tea, kes see. Ma annan sulle võita, see noor poliitik, sotsiaaldemokraat. Abielus ühe teise kuulsa noor... Mõeldi saate peale, mõeldi saate peale. Õige, Liina Kaubad läks õige vastus. Nii, edasi, loomutud on edasi.
vana. ei oska selline Eesti laulu. Ei. Palun vihje ikkagi. Nõukogude ajal on väga hinnatud Venemaal, Eestis kutsuti Kremli öövikuks. Laulja, Jaak Joala, tubli, väga hea, järgmine. Ei tea. Mingi mees on. Ei peetud siin otsusta, täitsa õige vastus. Töö on hoopseri tantsuõpetaja. Ja siis ta tundis meil. Ei ole aina läinud. Naine, ta on meie koolis on ka saksa keele õpetaja. Anne Tulk tuli ära, nii järgi. Ära mulle raske asja. See ei ole 2-korda maailmameister, maadluse alal. Mina ei maadluse, ei tea. Kus Timbergeri? Maadleja. Kes on kuulus maadleja? Eesti. Mina ei tea, mingi perekond nimi on peaaegu nagu... Selgita kuidagi teistmoodi siis, kui see tead. Ei teagi. Äkki õppe. Ei, mis on? Heiki Navi oli see siis. Aga nüüd õpilased võivad näha tavapilsed teie kord. Ja Mendesul, palun siia. Ja reeglid oleksid samad, nagu ikka. Ning abilised olete valmis panema aega käima. Ma arvan, et on küll. Ja aeg läks käima nüüd. Laulude autor kirikest eesnimi on naine. Noorema põlvkonna naine. Eelmise laulu kavas oli tema laulja. Tema perekonna nime teine osa tähendab sedasama nagu just. Õige vastus. Noor laulja, perekonna nimi algab sama naine, noor naine, perekonna nimi algab sellega, mis oleks H2O, aga sinna tuleb veel üks liige osa. See on poliitik, ilmselt Reformierakonna naine. Tema eesnimi on Kargne Andrese vanemad. Üks kätt on vales. Õige. Sinu eelmisest klassist ära läinud kiirete jalgadega poiss see kuulub Eesti kuulus helilooja ja ooperite ja ka ilmselt balletmuusika autor. Perekonna nimi on nagu siis, kui on tugev tuul. Nii, Võru Naksunen. Trubatuur. Üks maantee on maantee ja maanteel on Käänak ja Käänaku taga on maja. Nii, ei saa mitte vaiki olla. 5, 4, 3, 2, 1. Kõik läbi. Õiget vastust tublid, väga hea. Aga nüüd lausume taas laulma. Erja, nagu ikka, annab meile. Ei, kes võetis? Nii, kohtunikud, kes nägid? Näidake mulle. Siiapoole, jah? Õpilased. Eesti muld, Eesti süda. Ja esitaja? Esitaja Ruja. Õige, tubli, Ruja. Süda
kes juhib ja nagu näeme, juhivad õpetajad 20 punkti. Ja õpilased 12 punkti. Aga nüüd, enda silmas palkeline teise silmas pindu küll. Ilu silmale kuulus kõigile, kodu ei kõlba kuhugi. Ja kui pea ei jaga, jagavad jalad. Need on eestlasele vägagi tuttavad vanasõnad. Aga kui need vanarahva tarkused nüüd ümber tõlkida tänapäevasesse igasugusest keerulistest ning laensõnadest koosnevasse keelde, no siis on ikka päris raske sellest mõista. Ja vot niimoodi me hakkame teid testima. Ehk siis 4. voor, euro vanasõna. Teie ülesanne on 3 minuti jooksul ära arvata lihtsaid vanasõnu, mille kirjeldamisel oleme kasutanud nii-öelda suuri sõnu. Kui keegi teie võistkonnas teab vastust, te võite siis arutada oma vahel, siis vajutage oma ees olevale nupule ja võite vastata. Selge? Teil on aega 3 minutit. Ja alustame pihta õpetajatest kohas. Nii, õpetajad, valmis jah? Loomulikult ei ole vanasõna ilmukas enda ekraanile. Ikka küllalt suure kirjaga. Ja aeg läks käima nüüd. Eakas pruunikarvaline imetajate esindaja ei omanda aeroogilist muusikast. Karud tantsima ei õppi. Nii, tööviljakuse eiramine on elimineeritud võimalusest omandada igapäevaseks eksisteerimiseks vajalikku energiakogust. Õige, sulgedega kaetud lennuvõimeline olend ei omanda aviatsiooni reegleid temale omases mikrokeskkonnas. Mikrokeskkonnas, temale mikrokeskkonnas. Mis on mikrokeskkonnad näiteks? Linnule omane keskkond. No linnule omane keskkond, kus ta kasvab. No nii, pesa, no võtate peaaegu. No peaaegu, ütleme peaaegu, ega lendpesast lendama ei õpi. Esmaste seedenõnede eritamine tarvitatud tarbeveevõtu kohta ebasoovitav uue samalise. Õige, sellest ennast ülemas ka veetukuseks. Tungiva vajaduse olemasolu tingib kastreeritud isaveise maabumise tarbeveevõtu. Õige, ja viimane aegruumi 4. mõõde annab diskussiooni produkti. Õige, tublid, kõik vastasid õigesti. Need õpilased, teie kord ja teie aeg läheb käima nüüd. Intelligentset õpisüsteemi valdav isik ei domineeri oma tahtmises. Ei või. Laseme õpilastel õppida. Arutage, siis ma kuulen, siis ma oskan teid suunata. Ei ole. No siit juba tuli natuke. Õige, targemad venelased. Omandavad professiooni kaote juhti jaol baseeruvat pagaritoodet.
Omandatud professioon, mida see võiks tähendada? Tööline, amet, okei, amet, võta nüüd ette, et amet on õige sõna. Amet ei too leiba laua. Mõelge veel natukene, ei ole veel päris. Ei taotle. Eesti sõnadega. Sünonüümidega mõelge. Ei taotle. Amet ja leidma, need on kaks õiget sõna, aga seal vahel ei taotle. Amet, leidma. Mida amet ei tee? Amet teeb. No, tule. Siit juba ma kuulen natukene. Kuuled uudisi või? Siit tuleb. Amet ei. Ära söö senini. No ei tule siin vastast. Amet ei küsi leiba läbi teisega edasi. Ega hagega selle kulgu alguspunkti peale ei avaldata lühiajaliselt mehaanilist survet. Ega küsija suuvita ja aga see, kus ma viimati ütlesin, on raske õppest peabki järgi lahendus. Ja olen hetkel kaks viimast, et siis huvitab paistile pakuvad nalja. Elusorganismi üks tudedest on viskoosem või lõhnatu värvitud maitsetud keemiline aine. Ehk tähendab, veri on paksem kui vesi. Ning viimane oleks olnud osaline kodulinnu embrüo on eristatud õõnsale lügakivi moodustisele. Üks tagantagi. Põhimõtteliselt parem pool muna kui tühi pool. Jah, õige. No nii, aga taaskord laulame. Meie süsteemid ei töötanud, aga ma nägin küll, et te vastasid. Tsirkus ja Vello Toomemets. Meie oma mehed on kord öelnud, et kui viskan seljast pressid ja kabinad on hea, kingad elab viksin ning viigid sirgeks seal. Täna on tantsuõhtu ja tuju mul hea, samba, vamba, rumba, neis kõigis olen hea, sest just Eesti mees on tantsul lõvi. Peaks mainima see lõviga, aga välja just eriti siis, kui mõnel tantsuõhtul on see mees nii-öelda siis natukene midagi head kõige paremat endale sulgu alanud. Siis kappab nagu hobune. Aga loomulikult meie seda teile pakkuma ei hakka. Aga sellepärast loodame teie julgusele. Seega 5. pooluks on tantsimine ja ma ütlen muud
kui peate igast võistkonnast valima välja ühe esindaja ning kes ei karda ja hakka keerutada. Ülejäänud reeglid ütlen juba teha. Küll te näete siis? Palun teed üks esindaja. Õpilased, kas teil on olemas? Jah, meil on olemas. Arlet esitab. Arlet esitab. Väga hea. Nii, tuleb siia Arlet ja õpetajatest on Merit Süving ka olemas. Nii publikul palume keerata kõik otsa siis siia poole. Hetkel tulge seiske teie siia. Tulge teie siia, asetate üles, siis on kõigus see. Olge teise siin ääres, et mulle praegu ette jääks. Algus palus ka siia, aitäh. Nii, ja mis laulu võtaks? Võtame Maia Viia kuulsi midagi kaugelt. Nii, nüüd tulge siia. Tulge siia. Merit Süving on siia. On nende informatsioon, et sellist reeglist kaugemat linnaks. Muidu lihtsalt ei tööta. Mina tunnen siit ees ära, et ta jätkaks nii käima. Ja nüüd palun Arlet, Merit Süving, kõik on tuvastatud. Arlet lehvitab. Väga hea. Nüüd vajuta perform. Väga hea. Jah, tõmba. Ei, tõmba vasakule. Tubli. Nii, valige easy. Mõlemad ja Merit Süving sina ka. Ei, 50. Väga hea. Easy. Vaada poolema, enda kõrvale. Jah, pane enda kõrvale ja tõmba siin. Hea aeg. No jõuab nagu vale. No, pane kohe enda kõrvale. Küljendab siia. Ei, see käis siia. Jah, ja tõmba kõrvale. No pea aeg. Ei enda küljendab. Ära ole enda küljendab, vaid enda siin küljendab. Ja tõmba enda. Ja tõmba enda. No pea aeg ole. Oh, tubli! Te peate täpselt järgima nagu seal on. Mida täpsemini te järgite, nagu ekraani peal tuleb, seda rohkem punkte te teenite. Kes saab rohkem punkte, see saab siis punkte siia Eesti mängu. Selge, jah? Nii, pange te treenid. Väga hea. Küljendab, küljendab. Ei, väga hea. Nii, olete valmis. Tahapoole küll liikuda. Muidu vaadata punkte. Teeb ees, aga järgmine. Jaa, täpselt.
selline väikene siis võistlus. Ja nüüd vaatame üle ka teie punktid. Ja näeme, et juhivad. Asjad koos nüüd ootab te, tulge ka veel jõuate. Teeme tiiru meie maale, vaatame kuis elame. Peipsis sibul värskelest, suitsusaun keskjärve vett. Seda võita ei saa troopika või mäesuust alpidest. See kõik on niivõrd meie moodi. See on kodu, meid just siia loodi. Me armastame Eestit, nüüd ja alati. Me armastame Eestit, tahan elada vaid siin. Käime mööda külasid, mööda kõrtse talusid. Hinge täidame ja naudime me armast Eestit. Allikast vett rüüpame, uusi sõpru leiame. Metsateedelt, mis on juba sadu aastaid olnud siin. See kõik on niivõrd meie moodi. See on kodu, meid just siia loodi. Me armastame